Hallo. Siin on palju inimesi. Hallo. Siin on nii palju inimesi. Ois. Tere hommik Londonist. Me nüüd lähme Buckinghami lossi vaatama ja loodame, et need hobused seal meid ei hammusta. Reaalselt. No nii, oleme õega Londonis ja nendele, kes ei ole eelmist osa näinud, siis ma natuke selgitaks, miks ma üldse siin olen. Nimelt ma tulin nädalaks Inglismaale tööreisile ja kuna tegu on Euroopaga, siis ülemused pakkusid, et kas ma tahan äkki natuke kauemaks jääda. Ja nii ma siis ütlesingi oma õele, et kuule, et äkki tahad Londonis kokku saada ja ta tuli Londonisse ja nii me siin reisime koos ringi nüüd. Esimese asjana läksime Buckinghami paleed vaatama, kus meie eesmärk oli näha valvurite vahetumistseremooniat. Tegu on umbes 500 aastat vana traditsiooniga ja terve tseremoonia kestab kuskil tund aega. Meie jõudsime kohale kuskil tund aega enne tseremoonia algust ja me ei arvanud, et nii palju rahvast hakkab seal olema, seega me ei saanud just kõige paremaid kohti. Aga ikkagi oli huvitav vaadata. Järgmisena läksime vaatama Westminster Abbey't ja pärast seda läksime muidugi vaatama ka Big Benni. Loomulikult käisime vaatamas ka neid hobuseid, kes hammustavad turiste, kes ei oska käituda. Oleme praegu teepoes, ostame kingitusi meile. Kairi ostis 2 sorti. Ma ostsin ka ühe. Räägi, mis ostsid? Tuleme siit entrance'i juures natuke siia poole, et meil see 2 inimesi. Ma ostsin 2 teed, üks on Magic Flute ja siis teine on Follow Me. Mõlemad on hästi sellised rohkem magusapoolsemad. Ma ei osanud midagi rohkem endale elukaaslasele osta, seega tee läheb alati. Nice. Ma võtsin black chai, mis lõhnab nagu piparkoogid, kuna meile takaga väga meeldivad chai-latteed, nii et maksis hinge hinda, aga midagi enda jaoks ka ostma. Edasi liikusime Londoni Hiina linna, mis on siis kõige suurem Hiina linn terves Euroopas. Öeldakse, et Hiina linnas on väga palju häid restorane ja see oli ka meie eesmärk. Me tahtsime leida koha, kus lõunasööki süüa. Seda veits tahaks isegi, aga... Ma mõtlesin mingi normaalselt söögi. Jaa. Pärast Hiina linna jalutasime natuke Sohos ning edasi liikusime Hyde Parki, mis on meie hotelli juures. Pärast seda tegime hotellis ka väikse pausi. Jaapanis muide ei näe peaaegu kunagi oravaid, nii et muidugi pidin ma neid kohe filmima.
jalutame Notting Hillis praegu. Me arvame. Me arvame. Me otsime Portobello marketit. Jaa. Väidetavalt pidi väga hea market olema mingi vintage sale'ide ja asjade jaoks. Vaatame järgi, äkki ta ei töötagi täna. Ma ei tea. Ja me just nägime ühte poodi, kus oli kirjas vintage 90ndate ja 2000ndate asjad. So, me oleme vintage. Apparently. Don't know how to feel about that. Aga jah, no me vaatame, mis seal on. Ma oleks nagu mingi Türki jälle sattunud. Kas sa tahad endale uut vaipa koju või? Reaalselt lõhnab nagu Türgi. Või Tuneesia. Lõhnab küll, jah. Universum. Jaa! Täpselt nagu Oh my God. universum. Need on päris cute. Ja, tüür. Muidugi Jaapanis ma ei hakka vedama neid. Ja siis on see mingi lambine pood. No ei saa. Okei, see on mingi väga veidrad suvakad poed. Hello. No nii, nägime inglise kassi. Aga lubage tutvustada, milline imeline tuba meil siis on. Nii, esiteks alustame sellest, et lamp on viltu mitmeid päevi. Kedagi ei huvita. Kedagi reaalselt ei huvita. Et see nagu ma aru saan, siis sa nagu otseselt ei saagi seda. Mul on parem, kui sa ei puuduta seda. Et ma elan see niimoodi. Sa tegid just hullem. Siis siin on pistikud, mis nagu suht logisevad, nii et nagu ja siin ka nagu suht liiguvad, nii et ma nagu veits kardan siia üldse asju panna. Aga sealpool vist üldse olid mingid musta värvi kohad, nagu see oleks mingi, ma ei tea, põlenud. Et veits kardan low-key. Siin sa ei saa nagu liigutada eriti, et see on nagu office space, ei ole mõeldud office'i jaoks. Sul ei mahu jalad laua alla. Jaa. Kardin, mis poolenisti ripub, sest nad ei viitsi seda korda teha. Aga we gotta say, et meil on selles mõttes, meil on hästi ilus foyer, see nagu väljast näeb ka kõik mega super välja, mega äge foyer. Nagu mingi loss. Jaa, nagu reaalselt nagu loss, kõik on mega fansilt tehtud. Ja siis me tuleme tuppa. Ja siis on see on need pistikud, et nagu küsimused, vastuseid ei ole. Telekas ka. Telekas, jah. Meil on telekas. Meil ei ole kanaleid ja me ei saa seda kuidagi. Me kõik nupud oleme läbi käinud. Me käisime mingid settingud, moodid, kõik läbi, aga out of service. Ma arvan, et meil lihtsalt ei ole telekat vaja. Not programmed to have channels or something. Et no, it's okay. Me ei tahtnudki nagu. It's on fine. Mis me veel? Veel minu arust on geniaalne see vannitoa klaas, mis siin on, eks ole. Et see on nagu nii lühike, et see ei kata nagu midagi. Et nagu, milleks see seal üldse on? Et võiks nagu veel mingi 30 senti juures olla, siis nagu ei lendaks seda vett nii palju välja sealt, eks ole. Aga jah.
see on suht. aga noh, I mean. It's livable. Selles mõttes ta oli nagu väga hea hinnaga. Ja asukoht on ülihea. Asukoht on suurepärane, hind oli ka nagu väga-väga hea. Mulle meeldib, kuidas sa seletad seda ka selle lamp lihtsalt niimoodi. Et kui me vaatame nagu teisi hotelle, need selleks perioodiks, kui meie tulime, et meil läks maksma, kas see oli 350 € vist, kui ma õigesti mäletan. Aga selleks perioodiks ükskõik kus mujal oli kuskil 900-800 €. Et nagu selles suhtes vinguda ei saa, eks ole, aga lihtsalt... Meil on foyer stiilus, ma juba nõustun sellega. Ei nagu vinguda ei saa, aga lihtsalt naljakas on. Naljakas on, jah. Ja siis seal, ma ei tea, kas ta nüüd zoomib, aga nagu see tapeet tuleb ka ära. Aga kui sa vaatad nagu iseenesest, ega see lagi ka puhas ei ole nagu suurepäraselt. Aga it's livable. It's livable nagu. Foyer on ilus. Foyer on ilus. Aga jah, asukoht on mega hea, ülipalju restorane lähedal, siis ühistransport on mega hea, me saame igale poole mega ruttu. Hyde Parki kõrval oleme kohe, meil on üle tee on Hyde Park ja mega super asukoha poolest nagu. Ja, tegelikult kõik on hästi. Kõik on väga hästi. Ja ausalt öeldes, kui ma uuesti Londonisse tuleks, ma arvatavasti ööbiks uuesti ka see. Jaa, lihtsalt nagu asukoha poolest ja hinna poolest on ta nagu väga-väga hea. Ja teenindus on ka hea. Teenindus on ka, nad on kõik väga... Ja me saime esimese tasuta hommikusööki millegi pärast. Ja, just. Ja noh, nad nagu väga kiiresti ka vastasid, kui ma tegin mingeid eraldi requeste, kui ma nendega üritasin suhelda ja nad vastasid väga kiiresti. Nad olid väga aktiivsed, et nagu selles mõttes nad nagu teevad kõike nagu nii nagu peab. Isegi paremini. Igal juhul, jah, et nagu on tegelikult nagu väga... Tegelikult on okei, lihtsalt naljakas. Lihtsalt ongi nagu mõned naljakad hetked, aga nii peabki olema.